tere õhtust kõigile saali jalgpallisõpradele. Kohe on algamas kohtumine Narva United FC ja Saku Sporting. Tegu siis kohtumisega Narva United FC Saku Sporting. Loosimine kohtunikud Jagnar Jakobson, Neeme Neemlaid, Roman Daniluk ja inspektor vaatleja Andrei Vorobjov. Traditsiooniline küsimus. Nüüd on tõusukoht. Tali Kateroninile meeldib talle ja nüüd löökiga, aga kukkumise pealt. Maksim Lipin ei saanud mugavaks, aga meeldib tõusta Tali Kateronilt. Nii ja nüüd ja Polkinen võtab selle Märten Männiste löögi. Oli hea võimalus, mängu senine parim võimalus. Räägi veel siin googlitest ja muuglitest. Vadim Teep ütleb, et siuke jalgpall, et 2 söötu ja palli kaotus. Ja nüüd, mida teeb Narva kaitse? See on selline mõnus reede õhtune auk augus. Lipi peal, lappi peale ilma. Uuesti mängivad Pestrov ja nüüd on olemas. Mööda nurgalööki nõuab Pestrov, aga kui ilusti mängis. Võtab peast kinni ja annab patsu ka. Ma ei tea, kas see äri peal kehtib, aga siis oli küll. Alati oli neid. Aga jah. Ja nüüd olemas! Ilusti pööras maha ja Martin Valkjainen lööb selle hooaja esimese meistriliigas. Nii oma esimese, nii Saku Sportingu esimese kui ka kõikide meeskondade peale esimese. Kui mängitud on esimest poolaega 12 minutit ja 25 sekundit. 0-1 Narva poolt vaadatuna, 1-0 Saku Sportingu poolt vaadatuna ja kas tuleb 4. viga? Ei tule! Ja nüüd on keskelt 1-1 minek ja tuleb teine! Märten Männiste 2-0, kui mängitud on 13 ja 57 ehk siis minuti ja 32 sekundi jooksul 2 väravat, 2 eriilmelist väravat. Kui esimene oli selline kauem on aega tagasi tulla. See on ka omaette loogika, aga nüüd on taas Narval raskusi ja sööt ja pall on 3-0. Mis meil toimub siin Narvas? Narvas toimub see, et Karl Mööl lööb ka värava. Ta on nüüd juba läbi aegade 3. löönud Narva võrku. Ja kui meil 2 lööb 0-2, siis 3-3, ehk siis 33 lööb 0-3. Ja mängitud on meil 14-54 ehk mul, et ma ei suutnud, et 3 sekundit ja pall ei lähe see väravasse. 3 sekundit vähem kui minut, ehk siis 50. 3-0. Saku Sporting juhtimas, hea sööt ette ja nüüd tuleb esimene, tuleb tagasi. Hea sööt ja hea realiseerimine. Seis on 3-1 ja natukenegi Vitali Kateronin nüüd lööb esimese Narva heaks ka, kui mängitud on koguni 16-56. Nii et nüüd 2 minutit ja 2 sekundit läks aega. Hästi kaitses. Oli seal Märten Männiste 2-0 autor ja tõuseb ise. Ja kas on nii lihtsalt? On nii lihtsalt. Lööb oma teise Martin Valkjainen ja seis on 1-4, nii et taastab külalisvõistkond Saku Sporting oma 3 väravalise edu, kui mängitud on 17-55, nii et seal minutite lõpus lüüakse väravaid meil siin. Et oli siis, kui mängitud oli 13-5 kingitus tagasi Anisimovi poolt ja vaatame, kas see karistatakse ära ka. Ei, kuum on hea, aga teine katse ja nüüd on värav. Juri Kidanov lööb 2-4 ja esimesed kuum tõrjus, aga teisele enam ei jõudnud. Nii et nüüd on kiiresti teise poole ja alguses esimene värav löödud, seis 2-4. Kui esimesel poolajal pidime 12,5 minutit ootama, siis ja pall on kaitsetas. Jah, läks nüüd õnneks ja Madis Rajand oli ka rahul. Said nüüd sellega ära proovida. Sunnivad eksima, nüüd on 2-1 ja sööt ja realiseerimine. Ei, Pulkinen on ees. Hästi ise alustas Albert Anissimov, aga lõppkokkuvõttes härra ei löönud. Kummast läheb see pall üle otsajoone. Nüüd on surve peal ja postist ei lähe pall väravasse, vaid nurgalöögiks.
oli õnne praegu Sakul. Aga õnne on ju tugevatel. Tundub, et... Ja Poljavõr! Nii ootamatult see löök tuli ja Juri Gitanov läheb selle mängu teise. Tema tegi 2-4 ja tema teeb ka 3-4. Nii et kui mängida jääb veel 4 minutit ja 2 sekundit ehk mängitud on 15-58. On seis 3-4 ja vaid ühe väravaga on Saku... 3 sekundit! Lööki ja Saku võidab selle kohtumise küll 0, ei, läbi kõik. Saku on võitnud selle kohtumise tulemusega. Nii, kas siin on veel natukene aega või midagi, igatahes ei. Tundub, et kõik hästi Saku Sportingu poolt ja võidab tulemusega 4-3 selle kohtumise Saku Sporting.